2009. aastal esitles Tesla uut elektriautot Model S. Euroopas alustati automüüki käesoleva aasta augustis. Esimene Eestisse tellitud Model S saabus siia eile. Uurisime auto omanikult, kuidas nägi selle hankimine välja. Auto selles mõttes reaalselt saamine on see, mis eile toimus, see kätte saamine. Aga üldiselt peab ütlema, et Tesla oli väga positiivne, aga nad on hetkel muidugi tohutult ülekoormatud. Et nad tarnivad, see nõudlus nende autode järgi ületab kordades nende tarnevõimekuse. Ja nad seda järjest nagu kasvatavad, aga hetkel see tähendab küll seda, et aeg-ajalt oli inimesi raske nagu telefonitsi kätte saada ja nii edasi, aga mul siin, kui auto järjest lähemal hakkas jõudma, siis õnnestus saada ka osad inimeste mobiilinumbrid ja sai rahulikult asju organiseeritud. Aga üldiselt algas sellest, et lihtsalt Tesla lehel auto konfiguratsioon kokku panna, tellimus sisse anda ja siis suuresti nagu ootama jääda, aga üldiselt nad olid nagu kogu protsessis ikkagi ülimõistvad. Ma ei ole veel ühtegi autotootjat või esindajat näinud, kes nagu niimoodi vastu tuleks asjadega. Et mul oli ühe reisi raames oli täiesti juhuslikult moment, kus võib-olla oleks võimalik autot testida. Mul õnnestus Teslaga jõuda kokkuleppele, et nad tulid ise autoga sinna sihtkohta kohale ja selle tagasisõidu sain ma teha lihtsalt proovisõiduna. Et sellist olukorda, kus niimoodi kaugsünkrooniga organiseerida, et tuleb esindus sulle autoga kohale ja laseb sul teha proovisõite kuskil 30 kilomeetrit linnast väljas tagasi linna, see on ikka suht harv. Ja ka kogu ülejäänud tellimisprotsessi käigus nad olid väga vastutulevad ja ka see viimane ümbervahetamine, kus õnnestus saada auto varem kätte, oli ikkagi üle igasuguste tingimuste, mis need algselt nagu lepingutes oli. Et selles mõttes väga-väga positiivne, et nad ikka üritavad iga hinna eest tagada, et kliendil oleks hea olla. Hiljuti alustas Tesla oma tasuta laadimisvõrgu ehitamist Euroopasse. Kadastik loodab, et lähiaastatel jõuavad esimesed Tesla laadijad ka Via Baltica äärde. Nad on alustanud Euroopas nende väljaehitamist. Nende esimesed Saksa ja Hollandi omad on ka juba tegelikult laivi läinud nüüd viimastel päevadel. Neil on olemas see superlaadijate kaart, mis on plaanitud järgmise talve lõpuks saavutada. Seal praegult see nagu Via Baltica osa on tühi. Aga see on teema, mis kindlasti on plaanis nagu Tesla juhtkonnaga ka rääkida, et ma olen nendega kontaktis olnud, on sellest regioonist väga huvitatud ja siis, kui järgmine kord nendega suhtleb, siis ma arvan, et hakkab pakkuma ka seda, seal on ka lätlasi ja leedukaid, kes on nagu üritanud sellel teemal lobistada, et tegelikult neil oleks väga hea see Via Baltica lihtsalt ära katta, et see ühendus, et sa saaksid näiteks tulla Soomest kuni siis kuhugi Berliinini välja. Ja selleks ei kulu neil isegi palju, seal on mingisugune, kunagi arutasin, see oli 6 superlaadiga saab hakkama. Et selleks ei ole palju vaja. Kuigi Kadastik saab pidada ennast esimese Eesti Model S omanikuks, on autoomaniku väitel neid siia lähikuudel veel juurde oodata. No ma tean 2 kindlasti veel, kes on orienteeruvalt jaanuaris-veebruaris saabumas. Aga ma tean ka päris mitut inimest, kes on niimoodi aktiivselt huvi tundnud selle vastu. See eilne kajastus muidugi tõi veel paar inimest, kes aktiivselt huvi tunnevad ja näiteks ühe inimese puhul, kes sõidab 1000 kilomeetrit nädalas. Tema puhul see auto tasuks ennast nagu väga ruttu ära, sellepärast, et 4000 kilomeetrit kuus, see teeb mingisugune 500–600 eurot kuus kütuse peale. Tesla puhul see tuleb kuhugli 100–150 vahele. Et sa hoiad iga kuu kokku suurusjärku 400–500 eurot, mille sa võid panna siis vastavalt liisingusse. Et kui sa võtad nagu auto liisingus selle 400–500 eurot maha, siis ta läheb võrdväärseks ikkagi nagu suhteliselt odavate autodega. Et see on asi, mida igal juhul peaks nagu kaaluma, on alati see, et see auto ostuhind ei ole see, mis määrab tegelikult autokulu. Kahvli lugejatel tekkis enim küsimusi seoses auto hooldamisega Eestis. Tesla kinnitusel võib lihtsamaid parandustöid teha Eestis mõnes suvalises autotöökojas. Mõne suurema probleemi puhul tuleb pöörduda lähimasse esindusse. Ma kirjutasin Tesla keretööde juhile, Andy McDonaldsile, kes on ise väga aktiivselt foorumides öeldud, kui kellelgi on küsimusi, siis andke teada. Ta vastas mulle, et senikaua, kuni tegemist ei ole struktuurse tööga või elektritööga, ehk siis ei ole see kere põhikonstruktsioon või elektrisüsteem viga saanud. Senikaua võib teha remonti ka Eestis.
Ehk siis ta ütles täiesti selgelt, et näiteks klaasivahetuse pärast ei pea hakkama kuhugile autot viima. Et lihtsalt tuleb, tõenäoliselt hetkel ei ole nendel klaasivahetajatel seda täpset klaasitüüpi. Siis lihtsalt Tesla saadab selle klaasi esindusse ja siis lähed vahetama nagu täiesti tavalist autoklaasi. Sama on pamplite asjadega, mis on ikkagi sellised asjad, mis üldjuhul välja vahetatakse või kui on keegi, kes on võimeline tegema alumiiniumitöid ja tegemist on näiteks mingi väiksema kõksuga, kus selle saab ka välja võtta. Samatmoodi, lihtsalt pamper küljest ära, parandus, ülevärvimine ja tagasi. Et selle pärast ei pea hakkama ilmtingimata kuhugile välismaale minema. Kui on mingi suurem avari, süsteemi rike näiteks mingisuguse akupakiga või midagi sihukest kahju, siis see on teine teema. Siis tuleb minna esindusse, mis täna on kõige lähem Oslo, selle kuu jooksul peaks avatama Stockholm ja siis suvest peaks tulema Helsingi. Ja lisaks sellele on tegelikult Tesla olemas selline asi nagu Ranger Service. See ei saa kõike teha, aga põhimõtteliselt saadavad mingi remondibussi kohale. See küll maksab, aga see võib tulla odavam kui service'isse minek. Kuna Model S ei vaja erilist hooldust, ei näe Kadastik sellest probleemi, et lähim esindus asub Helsingis. Manuaalis on öeldud niimoodi, et iga-aastane hooldus on recommended, aga selle iga-aastase hoolduse käigus vahetatakse kojamehed, tõstetakse ringi väljed. Enamus maailmas sõidavad inimesed selliste all-year kummidega, mis tähendab, et sa pead nagu iga mingi aja tagant tõstma tagant ette ja nii edasi neid kumme ringi. Eestis sa pead nii 2 korda aastas kumme vahetama või velgi vahetama, kõik kummapidi sa seda teed. Mis tähendab, et Eestis sa teed seda anyway 2 korda aastas. Kojamehe ma arvan, et ma saan ka ise vahetamisega hakkama. Ja need on need asjad, mis on nagu sellise iga-aastase hoolduse osa. Lisaks sellele on hoolduses kirjas, et kord 2 aasta tagant tuleks pidurivedelikku üle kontrollida ja kord 4 aasta tagant akuvedelikku. Mis tähendab, et minu plaan isiklikult on see, et 2 aasta pärast, siis on juba ammu Helsingi esindus avatud, võib ju minna korra Helsingisse. Ei ole nii hull asi, kui siis ei ole selleks hetkeks veel olemas Eestis esindust. Ja 2 aastat on siuke aeg, kus võib juba olla see esindus kas olemas või tulemas, see 2 aastat ei ole nagu selline kuupäeva kukkumine, et kui see on 2,5 aastat, ei juhtu ka midagi. Pikemat intervjuud Eesti esimese Tesla Model S omanikuga loe Kahvlist.